Siis tere õhtust ja tere kuulamast uut loenguseeriat Kreeka ja Rooma sõjandusest, mille käigus siis tuleb vaatluse alla nimetatud tsivilisatsioonid pluss veel üks. Nii. Nüüd organisatoorsest poolest võib öelda nii palju, et loengut ma ei hakka rääkima üksinda, vaid me räägime seda kahe peale koos kaasloengupidajaga, kes on hetkel ruumis. Ja siis ehk siin kohal oleks siis viisakas tutvustada meid. Et minu nimi on Siim Sõkkal, ma olen Tartu Ülikooli doktorant, kirjutan oma doktoritööd Rooma sõja ajaloo teemal ja vastavalt sellele siis räägin mina antud loengukursuse kontekstis vana Rooma tsivilisatsiooni ja sõjandusega seotud teemadel. Nüüd teine loengupidaja on Silver Sooväli, kes kevadel kaitses oma magistritöö, mille teemaks siis oli Aleksander Suure isa Philippos II dünastiline ja sõjaline tegevus, ja kus üritas ta siis uurida meile nüüd tuttavaks saanud hübriidsõja kontekstis ja vaadata, kas on võimalik luua mingisuguseid paralleele selles tegevusmudelis. Ja sellest tulenevalt siis ka räägib tema Kreeka osa ja ka Makedooniast, nii palju kui see jutuks tuleb. Nii, kui rääkida siis sellest loengu plaanist üldiselt, siis võib öelda, et lisaks Kreekale ja Roomale tuleb juttu Makedooniast, kuna Aleksander Suure vallutuse järgselt tekkinud diadohide riigid ühelt poolt siis näitasid Kreeka sõjapidamise edasi arenenud mudelit, aga samas siis need said ka nendeks kuningriikideks, millega Rooma riik hiljem sõtta astus ja siis Makedoonia kuningriigid nii-öelda siis illustreerivad seda Kreeka tsivilisatsiooni, millega siis Rooma sõdima hakkas. Jah, siis ongi, et meie eesmärk otseselt pole nii väga näidata punkti haavalt, kuidas need erinevad ühiskonnad ja nende sõjapidamine arenes, kui me räägime sellest ka, aga just mõte oligi, et luua niisugune üleüldine loenguseeria, kus me vaatame paralleelselt, mis toimus Kreekas ja mis toimus Roomas. Sest need kaks tsivilisatsiooni ei arenenud eraldi, nad olid kontaktis, iga järgmine tsivilisatsioon oli mõjutatud eelnevate poolt, Kreeka linnriigid mõjutasid Makedooniat, Makedoonia oli roomlastele tuntud, võib-olla isegi oht mingil määral, Aleksander Suure potentsiaalsed sõjakäigust itaalikad räägivad ikkagi. Ja siis mõte oligi, et kui teeks niisuguse loengukava, kus ühelt poolt vaadata neid arengumudeleid, kas leida mingisuguseid paralleelseid arenguid linnriigist suurriigini, et mis toimus kahes erinevas riigis, tsivilisatsioonis, ja siis kokkuvõtvalt siis jõuda viimasest loengutest sõdadeni, kus Kreeka faalangs ja Rooma leegionid lahinguajal kokku said 3. ja 2. sajandil, ja seeläbi ka siis nagu vaadata neid reaalolukordasid, kuidas need kaks sõjajõudu ennast realiseerisid niisuguses uudses olukorras ja siis samas ka nagu vaadata, mis põhjusel lõpuks siis faalangs jäi Rooma leegionidele alla. Kuid tänases siis sissejuhatavas loengus, mis võib-olla on siis mõnevõrra lühem, tuleb teemaks selliste sõdalasühiskondade alged Apeniini ja Balkani poolsaarel. Nüüd põhjus, miks me arvasime, et võiks niisugusest kohast alustada, ongi, et nagu Kreeka ja Rooma ühiskonnad arenenud üksteisest eraldi, ei tekkinud nende tsivilisatsioonid ka tühja koha peale, enne seda toimus pikem niisugune arenguperiood, rahvaste liikumised, erinevad sõdalaseetuste arenemine, pronksi ajal Vahemere piirkonnas tõusnud suurriikide
kokkukukkumine ja nende asendumine siis uue nii-öelda indoeurooplaste uue tsivilisatsiooniga. Et siis, kui plaan on rääkida niisugustest paralleelsetest arengutest, siis võikski alustada kusagilt kaugemast ajast ja hakata siis vaatama, kas üldse on võimalik leida mingisuguseid ühisjooni nendel kahel piirkonnal. Peamiselt ma siis täna ikkagi keskendun sellele, mis toimus Mandri-Euroopas ja Apenniini poolsaarel ja Balkani poolsaare arenguid ma räägin põgusamalt, kuna need siis saavad olema järgmise loengu teemaks. Nüüd siis üleüldiselt, kui me vaatame, mis siis pronksi ajal toimus Euroopas, siis kui algne tsivilisatsioonide esiletõusmine oli teadavasti toimunud Lähis-Idas, kus toimusid linnriikide arenemine suuremateks impeeriumideks, sellega kaasnev populatsiooni kasv ja sellega toimunud muutused, siis Euroopa ise eeldatavalt jõudis sellele arengule järgi umbes ajavahemikus 2000 kuni 1500 enne Kristust, kui toimus ka kiirem populatsiooni kasv, kui siis Euroopa elanikkonna arv võis kasvada kuni 14 miljoni inimese juurde, mis oli mingil määral võrreldav sellega, mis oli tol hetkel Lähis-Idas. Ja sellise kiire kasvuga kaasnesid siis ka muud muutused, mis siis hakkasid üle järgnevat olukorda mandril mõjutama. Ja siis need muutused, mis siis hakkasid aset leidma, on enamasti seostatud nii-öelda nende Indo-Euroopa rahvaste levikuga või siis vähemalt Indo-Euroopa keeli kõnelevate rahvaste levikuga. Ja kohapealsetes arengutes siis toimusid niisugused muutused nagu, et asustustiheduse kasv erinevates Euroopa piirkondades, mitte ainult kusagil Balkani piirkonnas, vaid sinnamaad kuni Taanini ja Lõuna-Skandinaaviani on näha, et tekkisid uued asulad, suurem sõdalaskond, suuremad uhkevad hauapanused, põllu harimine arenes, uued viljakultuurid tulid kasutusele, mis võimaldas siis suuremaid populatsioone ära toita, aga samas ka võimaldas hakata rohkem siis nagu tegelema ümberkaudsete rahvastega. Nüüd, mis siis neid indoeurooplasi esile tõstis teiste rahvastega seoses, oli nende niisugune militaristlik hoiak, nende lähenemine, mis siis ilmneb selles, et meie leiumaterjali ja alliktekstidesse, need hiljem kirja pandi, tekivad hobukaarikud ja hobuste suurem kasutamine sõjapidamises, mida siis on isegi nimetatud kuni kaariku revolutsiooniks sõjapidamises Euroopas, kuna see andis võimaluse võrdlemisi väiksel sõdalasgrupil arvutada endale varasemad elanikkonnad nendel territooriumidel, kuhu nad liikusid. Kuigi jah, siinkohal tuleb ikkagi mainida, et kui me sellest perioodist räägime, siis me oleme sunnitud kasutama enamasti arheoloogilisi leide ja nende tõlgendamisi. Need tõlgendamised ei ole alati ühemõttelised, need tõlgendajad ei ole ühel nõul, aga see, et muutus toimus, seda ei saa välistada. Jah, see on üks kaart, mis enamasti siis näitab seda leviku suunda algterritooriumidelt, kuhu poole siis see uus ühiskond võis liikuma hakata. See on toodud välja kindlad aastaarvud, mille üle on palju vaidlusi ja neid ei tasu siin väga tõsiselt võtta, aga pildi mõte eesmärk on illustreerida, et sellist leviku suunda erinevatesse Euroopa ja Aasia piirkonnadesse aktsepteeritakse. Nüüd koos selle
populatsiooni kasvuga ja uue elanikkonna levikuga kaasnes siis ka muidugi vajadus suurema ressursi hulga järele ja kuna antud perioodil oli ikkagi tegu pronksiajaga ja see tähendas, et oluliselt hakkasid muutuma kaubateed, mis ühelt poolt siis tõid metalle, mis võimaldasid uut relvastust luua, aga samas ka nende uued sõdalasühiskonnad ja nende pealikud seal hakkasid soovima uusi prestiižesemeid, mistõttu siis sel perioodil hakkas suurenema kaubategevus üle Euroopa, näiteks pronksi valmistamiseks vaja olevat tina toodi nii kaugelt kui Briti saartelt ja siis jõed, mis mööda Euroopat liiguvad, said kaubateedeks, mäekurud, kust oli võimalik kergemini läbi pääseda, said sõlmpunktideks ja sellise ühelt poolt militaristliku populatsiooni levikuga ja kaubategevuse kasvuga siis hakkas tekkima ka vajadus neid kaubateid turvata. Nüüd, kui hakata vaatama niisuguse arheoloogilist leiumaterjali, siis need piirkonnad, mis olid tõenäoliselt kaubateede sõlmpunktid, sinna hakkasid tekkima kindlustatud asulad ja selle lähedal olevatest haudadest siis on leida ka nüüd rikkalikumaid hauapanuseid, tulid rohkem relvi, on hakatud sealt leidma, märke kaarikutest ja hobusekasvatusest. Et kui varasemalt oli siis peamiseks relvaks Euroopas niisugused noad ja vibud nooled, mis oli omane küttidele, siis nüüd selle uue populatsiooni levikuga hakkasid sinna lisanduma pistodad, pronksist nooleotsad, sõjakirved, mõõgad, odad, mõõgad ja odad, mis just viimaste puhul, mõõkade odade puhul on näha, et tegu on kindlalt niisuguse militarismi kasvuga, sest kui nooltega on võimalik loomi ka jahtida ja sõjakirved näivad veel olevat olnud pikka aega pigem niisugune prestiižiese, mis pandi hauda kaasa ja illustreeris siis üliku staatust, siis löögi- ja torkerelvad on olulised sõjapidamiseks. Nüüd sellega kaasnes siis ka kindel tehnoloogiline areng, et kui varasemalt olid odad, millel olid siis need terad varega olid kinni seotud, siis nüüd uue süsteemi järgi tekkisid odad, mille varres oli oda pea sisse kinnitatud, mis võimaldas siis palju efektiivsemalt seda relva käsitleda, ta oli vastupidavam, mis jälle näitab niisugust tehnoloogilist arengut ja vajadust rohkem sõdida. Kaitsevarustus hakkas samuti arenema, haudadest tulevad märgid, et tekkisid kilbid, kiivrid, erinevad sordid turvised, säärekaitsmed, kuid nüüd algsel perioodil ikkagi oli probleem sellega, et need kaitsevarustus oli võrdlemisi niisugune algeline, ta oli puidust, ta oli nahast, sellest on säilinud ainult niisuguseid osasid haudades, mida järgi võib nagu oletada, et need, millega seal juhul tegu oli. Ja niisugused metallist, needsamad varustusesemed hakkasid tekkima hiljem või siis, kui nad olid, siis nad tõenäoliselt olid algselt jälle nagu paraadesemed, suured kilbid või turvised, mis olid tõenäoliselt liiga uhked selleks, et nendega sõtta minna, kuid võidukas väepealik sai siis nendega ennast esindada rahva hulgas. Mõned pildid, kus siis on niisugused, see on tänapäeva Rumeenia aladelt leitud hilisemad kiivrid ja mõõgad.
ja siis siin üleüldine niisugune kultuuride kaart keskmise pronksi ajal. Nüüd ongi, et kui me vaatame seda Euroopa pilti laiemalt, siis need uued relvastused, uued sõjapidamismeetodid enamasti on seostatud nii-öelda nöörkeraamika ja urnivälja kultuuridega, mis siis levisid Kesk-Euroopas, aga hiljem siis jõudsid ka Itaaliasse. Nüüd sellest niisuguse sõdalasühiskonna levikust ei anna märki mitte ainult haualeiud, vaid toimus muutus ka sõnavaras, erinevad nii-öelda need Indoeuroopa keelekonda kuuluvate rahvaste hulgas tulid kasutusele, nende keeltes on näha samast juurest pärinevaid sõnu, mis viitavad sõjakusele ja selle järgi on siis mingil määral pannud paika need piirkonnad, kuhu siis indoeurooplased koos oma sõdalaskultuuriga võisid jõuda, Euroopast kuni siis Indiani või Indusoruni. Nüüd nende sõnade täpsemat niisugust analüüsi ma ei hakka siinkohal tegema, aga kõige sealt tuua välja, et keeltesse tekkisid siis uued terminid nagu nool, vibu, oda, mõõk, kirves, kilp, niisugused sõnad, mis on kõik sellest Indoeuroopa ühisjuurest pärit. Kaitse terminoloogiasse tekkisid sõnad kindluste, kaitserajatiste, ringvalliga kaitstud territooriumide kohta, mis on jälle niisugused, võib-olla mitte otseselt sõnad, aga niisugused terminid, mida on näha erinevates kultuurides, kuhu need rahvad nähtavasti levisid. Sõnad nagu tüli, vigastus, lööma, võitlus, hävitamine, vallutamine, rüüstamine, kaitsmine, niisugused kõik agressioonile ja vajadusel agressiooni eest kaitsta on sõnad, mis on jälle leitavad nendes erinevates keeltes üle väga suure territooriumi. Ning lisaks siis tekkisid terminid nagu sõjasalk, väejuht ja kuningas, mis siis annavad viidet sellele, et aset leidi niisugune organiseeritud sõjapidamise vormi tekkimine, et enam ei olnud sealt väikesed kütid, kes käisid jahil koos, vaid toimus niisugune kontsentreerumine, organisatsiooni kasv ja sellest tulenevalt siis ka muutused selles ühiskonnas, mis on hiljem nähtavad siis juba rauaajal. Nüüd siis peamine muutus, mis aset leidis sellel perioodil, oli hobukaarikute kasutusele võtmine, mis siis jõudis Balkani piirkonda umbes laias laastus teise aastatuhande esimesel veerandil, aga hobuste kasutamine stepipiirkonnas muidugi ulatus tagasi palju kaugemasse perioodi. Et märgid sellest, et hobused seal piirkonnas tulid kasutusele, pärinevad kusagil sealt võib-olla kuni aastast 3000 enne Kristust, kui on jälle leida, et hobused võib-olla algselt olid ainult nagu kariloomadeks, enne kui nendega hakati ka sõdima, aga nende leviku ala on tuvastatav. Nüüd hobukaarikute esimene kasutusele võtmisest tuli teisel aastatuhandel. Piirkonnaks, mida on pakutud selleks keskuseks, kus need kaarikusõitjad hakkasid siis välja levima, on siis Kesk-Donau madalik, siin kaardil lillaga värvitud piirkond, mis oli ühelt poolt nii ressursirikas piirkond, mis muutis ta oluliseks kaubandussõlmeks, aga kohaliku ressurssidega oli võimalik hakata ka enda sõdalaskonda varustama
nende jaoks tootma varustust, neid organiseerima vastavalt vajadusele ja sealt piirkonnast levima välja muudele aladele, et hakata neid allutama. See ongi, et märgid niisugusest kaarikusõidukultuuri levikust liikusid muidugi Vahemere suunas, aga samas niisuguseid märke, et kaarikud tulid kasutusele võib-olla mitte suure sõjajõuna, aga pigem niisuguse prestiižesemetena ülikkonna juures, et neid on leitud Lõuna-Skandinaavias kuni Põhja-Itaalia, niisugune Kesk-Euroopa niisugune nagu riba läheb sealt ülevalt alla põhjast lõunasse, mis siis näitavad seda kultuuri levikut ja samas, kui liikuda ida poole, siis enamasti ongi vaata seda kaarte, liikuda sellest lillast alast edelast kirjedesse, siis on ka arheoloogiliste leidude põhjal tuvastatud niisuguseid kindlaid esemeid, mis on seostatud kaarikutega, hoburakenditega, mis annavad märku, et see hobuste kasutamine sõdalaste hulgas oli niisugune laialt levinud areng sellel perioodil. Jah, et ongi, et kui me räägime nüüd märkidest, et mille põhjal võime öelda, et mingisugused hoburakendid kasutusele tulid, ongi, et me ei saa öelda, et me leiame kusagilt kindla kaariku, mis on maa sees olemas, vaid ikkagi arheoloogilised leiud on niisugused üksikud detailid, mis tuleb siis kuidagi kokku kombineerida ja kujutada ette, milline see leiumaterjal võis algselt välja näha. Nüüd siin pildi peal muidugi ei ole toodud küll välja see indoeurooplaste teise aastatuhande rakend, see on ikka juba Kreeka kultuuriruumist, aga ikkagi märk on, see illustreerib hästi seda, et kui vähe võib olla säilinud sellest materjalist, mille põhjal me võime hakata siis kuidagi hindama seda, mis toimus. Nüüd, kui need sõdalased liikusid idasse ja läände, siis nad muidugi liikusid ka lõuna suunas ja kuigi siis see Vahemere ruum ja see Egeuse tsivilisatsioon ei ole otseselt tänase loengu teemaks, siis ma ikkagi käin kiiresti üle, mis toimus siis antud perioodil seal. Et 2 tsivilisatsiooni, mis meil tulevad loengukute käigus jutuks, oli Makedoonia seal ja siis Kreeka, tol hetkel oli võib-olla siis Mükeene, täpsemalt öeldes. Nii. Kui me räägime Makedoonias toimunud arengutest, siis neid on võrdlemisi raske hinnata, sest see oli niisugune perifeerne piirkond, mis kreeklaste jaoks oli barbaarne ja kauge, ehk siis see ei olnud kõige tähtsam koht, millega nad oma kangelasmüüte seostasid, ega ei olnud vaja sellest ka pikemalt kirjutada, kuid samas oli Makedoonia niisugune kaubateede sõlmpunkt, ressursirikas piirkond, et tõenäoliselt ta sellest üleüldisest arengumudelist kuidagi välja jäänud, kuid selle täpsem analüüs siis tuleb ilmselt järgmine nädal. Kui liikuda lõuna poolelt edasi, piirkonda, kuhu hiljem hakkasid tekkima Kreeka linnriigid, siis see on meile paremini tuntud piirkond, kuna see on paremini uuritud ja seal tekkisid siis esimesed Euroopa tsivilisatsioonid Kreetal ja Mükeene kultuurina. Ja seal piirkonnas siis on tuvastatud kaarikute kasutuselevõttu umbes aastast 1600 enne Kristust. Ja seega mitte kohapealsete elanike poolt, vaid on näha uue sõdalaskultuuri sissetulekut väljaspoolt, kusagilt põhja poolt. Nüüd täpselt, kuidas see protsess käis, selle üle on arutatud, aga see kohaliku kultuuri allutamine sissetungijate poolt ilmselt toimus võrdlemisi väikese populatsiooni poolt, võib-olla on pakutud numbrit 75 000 sõdalast koos oma perekondadega, aga see number isegi võib olla liiga suur, kuna see uus sõjapidamise meetod siis võimaldas võrdlemisi väikesel sõdalaskonnal
endale allutada suurt vastasgruppi, kuna need hobukaarikud, mis tulid kasutusele, nad olid efektiivsemad lahinguväljal, seal sai korraga mitu inimest paralleelselt tegutseda, tekkisid kaarikud, kus oli kaariku juht ja vibukütt selle kõrval, ja kui kaarikud siis kiirhooga mööda lahinguvälja tasandikku liikusid, siis tavalistel küttide ja ühiskonnal ja sõdalastel polnud suurt midagi nende vastu panna, ja seetõttu on see pakutud ka, et see Kreeka piirkonna allutamine käis võrdlemisi kiiresti ja veretult. Nii. Nüüd selle tulemusena siis seal tekkisid uued ühiskonnad, see palee tsivilisatsioon, kõige parem näide on Mykene palee, mis siis jäi püsima kuni aastani umbes 1100 enne Kristus, kuni siis tuli teine migratsioonilaine, kus jälle väljaspoolt uue sõjatehnoloogiaga sisse tulev sõdalaste laine siis allutas selle eksisteeriva kaarikukultuuri endale. Ja ma olen siin sealt toonud mõned näited sellest, et millised need, see on pilt Mykenest, kus on näha, et meil on see ringvalliga või müüridega kaitstud kindlus, täpselt nagu Indo-Euroopa keeltes on olemas need sõnad selle kohta. Meil on pealiku residents, kelle ümber on sõdalaskultuur ja oli niisugune keskus, mille kust siis valitseti ümberkaudsed alasid. Meil on sealt samast Mykenest leitud üks, äkki sõrmus võis olla, kus on näha, et sul on 2 sõdalasega kaarik, 2 hobust, jahitseen, mis võib illustreerida, millised need kaarikud välja nägid, millega siis Vahemere ruum ja Euroopa allutati ja millega sinna leviti. Üks näide sellest turvisest, mis seal kaarikute juhtidel ja kaariku sõdalastel võis kasutuses olla, nende kiiver, nende mõõgad, ehk siis kõik nii leiumaterjal ühtib siis selle sõnavaraga, mis Indo-Euroopa sõdalaskultuure siis illustreerib, iseloomustab. Ja see ongi, et need kaarikud muidugi ei jäänud pidama ainult sinna Kreekasse, vaid see levis ka Väike-Aasiasse kuni Egiptuseni välja, kus siis umbes samal vahemikus 1700–1600 enne Kristus toimus Egiptuse allutamine kaarikuse sõdijatele. Aga nüüd, kui liikuda siis Apeniini poolsaarele ja vaadata, mis seal toimus, siis see on jälle näha kindlaid niisuguseid võib-olla mingil määral paralleelseid arengujooni Balkaniga, kus siis algsele eksisteerivale kultuurile imbus sisse välisjõud uue mingisuguse niisuguse sõdalaseetusega. Et siis on hinnatud, et ajavahemikul kusagil 1800 kuni 1200 enne Kristust oli Apeniini poolsaar võrdlemisi kultuuriliselt homogeenne, seal oli seda tuvastada näitab nii keraamika kui ka relvaleiud, noad ja noolepead näiteks. Kohalik populatsioon oli väike, asulad olid võib-olla väikesed külad ainult, kus karjused käisid paiknemas ja mingisugust niisugust suurt ja kiiret arengut seal poolsaarel näha ei olnud, kuni umbes aastani 1200, kui toimus niisugune pronksiaja lõpus murranguline areng, kus see eksisteeriv stabiilne kultuur hakkas kiiresti asenduma uute rahvaste ja uute kultuuridega. Nüüd probleemiks jälle on, et kirjalikke allikaid meil sellest perioodist ei ole ja arheoloogilised leiud ütlevad meile ainult nii palju, kui on võimalik, sest Itaalias on see probleem ka, et paljud asulad on järjestikuselt asustatud ja neid sealt ei saa kaevata ja võib-olla
nagu tuvastatud leiud võib-olla ka ei illustreeri täpselt seda muutusi tollel perioodil, kuid siiski midagi saab selle kohta öelda. Jah, et sellel perioodil siis toimuski niisugune võib-olla migratsioonilained, mis tõid kaasa niisuguse muutuse, mida me näeme ka teistes Euroopa piirkondades. Varasem siis populatsioon hakkas kasvama, millega kaasnesid siis muutused nii matuse kombestikus, mille läbi on näha, et see urnivälja kultuur jõudis Itaaliasse või Apeniini poolsaarele, aga samas hakkavad siis tekkima haudadesse rohkem relvi ja see relvaleiud hakkavad siis mitmekesistuma. Ongi, et kui vaadata seda poolsaart laiemalt, siis seal on tuvastada väga palju erinevaid nagu rahvusgruppe, erinevate keelte rääkijaid. Kui me seda kaarti vaatame, siis siin poolsaare poolsel alal olevad etruskid, liguurid ja põhjas olevad reetialased on siis mitte Indoeuroopa keeli rääkivad rahvad, aga samas siis seal poolsaarest väljas ja kuni poolsaare lõunatipuni välja, sinna tekkisid uued rahvad, kes rääkisid Indoeuroopa keeli. Ja kuna niisugune paiknemine nende rahvaste puhul on selline, et idapoolne ala, kus oli see kaarikusõitjate kultuur ja Balkani poolsaar, kuni seal on näha rohkem Indoeuroopa keele rääkijaid, siis sellest tulenevalt on ka pakutud välja, et see on üks viide sellele, et just need kaarikusõitjad nii-öelda jõudsid lainetena Itaaliasse. Nüüd hilisem niisugune kangelaspärimus muidugi räägib suurtest sõdadest ja migratsioonidest nii kaugelt kui Väike-Aasiast, aga samas jälle, kui vaadata arheoloogilisi leide, siis võib-olla oli pigem tegu niisugeste lainetega, kui uued rahvad tulid, hakkasid mingisugust piirkonna domineerima ja tõid kaasa uue kultuuri, mille siis kohalik elanikkond ka mingil määral üle võttis. Ja see muutus ei pidanud olema tingimata nii vägivaldne, kui need eeposed võiksid mainida. Nüüd Põhja-Itaalias, seal Alpide piirkonnas, sinna tekkis jälle kaubateede keskpunktid, sõlmed. Sealt on leitud ka mõned siis need kaarikumatused, kus on jälle näha, et tegu polnud mingisuguste suurte armeedega, vaid pigem oli ühe üliku niisugune prestiižmatus või prestiižese, mis tema matusel kaasa pandi. Sealsamas saab näha ka, et need tekkisid kindlustatud asulad kõrgendikul, täpselt nagu me nägime Balkanil ja nagu siis Indoeuroopa keeltest tuleb välja, et neil on kindlalt terminoloogia sellist kaitserajatiste jaoks. Rajatised olid jälle kaubateede ääres, nagu me nägime ka väljaspool Apeniini poolsaart. Ja sellised muutused siis olid nii-öelda Põhja-Itaalias kui ka siis Aadria mere idakaldal ka. Jah, nüüd ongi, et kui me niisugused nagu kaitserajatiste ja niisugune militarismi kasv ei piirdunud ainult niisugune Põhja-Itaaliaga, vaid neid on näha ka teistes piirkondades, näiteks lõunarannikule hakati rajama kaitserajatisi, mis võivad viidata sellele, et oli vaja kaitsta neid merekaubateid rüüsteretkede eest ja niisugused kaitserajatised hakkasid tekkima ka Sardiinias, nuraagide nimelised, niisugused kindlustusrajatised, mis jälle viitavad ühelt poolt mingisugusele populatsiooni kasvule, militarismile ja kultuurilistele muutustele.
ja kui nüüd sealt Apeniini poolsaarelt endalt on võimalik leida niisuguseid nagu hauapanuseid siit ja sealt, mis annavad viiteid sellele, et toimus niisugune militariseerumine seal piirkonnas, siis just siit Sardiiniast on leitud niisuguseid nagu pronkskujukesi, mis näitavad igasuguseid sõdalasi ja nende põhjal on siis ka hakatud mingil määral taastama seda sõdalasühiskonna relvastust, mis siis seal väga mitmekesisel Apeniini poolsaarel võis olla tekkinud nende rahvaste sisseimbumisega. Et ongi, et kusagil seal 15. sajandist alates hakkas see relvastuse protsent kasvama ja nende hauapanuste ja nende kujukeste järel on siis pakutud, et need uued relvastused olidki jälle, et sul olid odad, kilbid, mõõgad, pistodad, kirved võib-olla jälle pigem niisugused prestiižesemed ja mingid jõusümbolid, mis hiljem, millele võib viidata ka see, et need hiljem Rooma ühiskonnas said siis ametniku võimu sümboliks, mitte just nagu relvaks, millega lahinguväljale mindi. Ja kui algselt siis need sellised muutused olid kusagil võib-olla piiriäärsetel aladel, siis pikemööda hakkas relvastus siis levima ka selle Apeniini poolsaare sisemaale, mis siis näitab, et niisugune sõdalaskultuur siis hakkas siis mingil määral domineerima kogu poolsaare üle. Siis selle sissejuhatuse kokkuvõtteks, mida ma siis siin võiksin öelda, ongi, et kui hiljem vaatluse alla tulevad Kreeka ja Rooma tsivilisatsioonid, mille olid kontaktis kindlasti hilisemal perioodil, siis nad mõlemad tekkisid niisuguse sõdalaskultuuri kontekstis kusagil teise aastatuhande jooksul, pronksiaja lõpus, kui uued siis need rahvad liikusid endale aladele, tuues kaasa siis uue relvastuse, uue sõnavara, uue niisuguse sõdalaseetuse, mille põhjalt siis hakkas tekkima uus arusaam, kuidas ümberkaudsete rahvastega ümber käia, aga samas selle pinnalt tekkinud siis ka need niisugused sõjasalgad, kuningad, väejuhid, kelle ümber siis need sõdalased hakkasid grupeeruma, aga see on, siis lõid alge ka hilisemateks Kreeka ja Rooma ühiskonna arenguteks, kus sul tekkisid rahvakogud, sul olid kuninga ümber vanemate kogud, et need pronksiaegsed arengud siis mitte ei piirdunud ainult relvastuse ja sõja levikuga, vaid see tõi siis kaasa ka niisuguse kultuurilise muutuse, mida me siis võime hiljem näha. Aitäh!